aega ei kuluta, sest siis jääb rohkem aega Alarile ja Alaril on aega umbes täpselt 25 minutit, et rääkida siis oma lugu. Palun, ma Alari. ole, ma ei ole nii vähe harjunud rääkima, aga tere kõigile. Ma pean kõigepealt igaks juhuks natuke vabandama. Ma käisin täna hambaarsti juures ja mul lõigati ige kuni lõualuuni lõhki ja hakati sealt puhastama midagi ja okei, ma saan aru, juba läks väga koledaks. Ja ma olen nüüd kergelt valuvaigistite mõju all. Samas alati, kui sa tahad kellelegi meelde jääda, siis ongi mõistlik mõne sellise looga alustada. Mis iganes ma edaspidi räägin, kõik räägivad sellest, kuidas mul ige lõigati lõualuuni lõhki. Ja oluline selle juures on ka see, et see ei tohi olla välja mõeldud. Noh, selline persooni bränding kohe alustuseks. Aga tegelikult ma olen muidugi väga üllatunud, et mind sooviti rääkima siia, sellepärast et ma olen nagu justkui klassikalises mõttes selline ettevõtja, et ma olen nagu selline, kõnnin ülikonna ja portfelliga ja mul on kontor ja mingi ilus sekretär ja tootmisjuht ja siis on veel tehniline osakond ja nii edasi ja nii edasi. Ja tegelikult muidugi ma tegelen tegelikult ettevõtlusega, olen sellega tegelenud päris kaua, aga tegelikult on võib-olla isegi natukene huvitav kuulda seda tausta, sest et tänapäeva noored ju tegelikult ongi nii-öelda sündinud ettevõtluskeskkonda. Kui mina siia maailma sündisin, siis see koht, kuhu mina sündisin, see riik ja see keskkond, seal ettevõtluskeskkonda ei eksisteerinudki, seda ei olnud olemas. Seda, ma saan aru, sellest on hästi raske aru saada ja nooremad inimesed ei saagi aru, sellest kõigest on umbes sama keeruline aru saada, kui üritada endale lõpmatust ette kujutada. Aga nii ta oli, kõik oli riigi oma, kõik olid riigi töötajad ja kui keegi üritaski mingit ettevõtluse sarnast asja ajada, siis selle eest põhimõtteliselt pandi vangi. Et ühest küljest tundub, et tänapäeva noortel on nagu juba lihtsam, et maast madalast nad juba nagu midagi nagu aduvad ja infot on palju ja tehnoloogia on käepärast. No küsimus, kui sa tahad täna sõbraga kokku saada, mis sa teed? No saadad kiiresti sõnumi, ma ei tea, helistad, voicemailid, asjad kõik. Kui mina tahtsin sõbraga kokku saada, et midagi arutada, siis ma istusin bussi peale, sõitsin teise linna otsa, tulin bussi pealt maha, läksin tema kodu ukse taha ja lasin kella. Ei olnud kodus. Sõitsin tagasi järgmised tund aega. Seda on absurdne isegi ette kujutada täna, aga niimoodi oli, sest et ei olnud, ma ei räägi internetist, internetti ei olnud olemas, keegi ei teadnud isegi, mis see on. Loomulikult ei olnud ka mobiiltelefone, ei olnud ka tavalisi telefone. Väga üksikud kodud said endale seda lubada. Ja mismoodi sellises keskkonnas nagu siis peaks veel ettevõtlusega tegelema? Et see on muidugi huvitav ja mingil ajal siis ikkagi hakkasid siin meil ka need asjad kuidagimoodi nagu liikuma juba nagu natukene vabama maailma poole ja tekkisid esimesed võimalused nagu midagi ise teha, midagi endale teha, ehk siis piltlikult öeldes siis tegeleda ettevõtlusega. Kuna infot oli vähe, keegi ju suurt mitte midagi üldse ei teadnud moodsast kapitalismist ja kõigest sellest, kuidas asjad üldse ettevõtluses ja turul käivad, siis eks see oligi selline, tuli tihtipeale nagu kõhutunde pealt või kõige populaarsemad esimesed ettevõtlusvormid olid tol ajal siis Eestis inimesed, kes küpsetasid vahvleid ja müüsid neid siis tänaval. See oli tohutu, see oli kõige suurem vahvliküpsetajad, see oli nagu sellega aeti suurt raha kokku. Sest et nad oskasid need vahvleid küpsetada ja neid vahvleid poes ei müüdud. Väga lihtne, küpsetan laari vahvleid, panen putka püsti ja hakkan neid müüma ja äri õitses. Ega tegelikult tänapäeval on ju käib see asi suures pildis kõik samamoodi. Vaatad turul ringi, mis on puudu, mida inimesed vajavad, mida saaks paremini teha
ja hakkad muudkui tegema ja müüma. noh, kui see oleks nii lihtne. aga eks nendel aegadel oligi niisugune rohkem katse-eksituse meetod. minagi siin ühe sõbraga üritasin ööklubi hakata pidama ja ehitama ja panime värvilised tuled püsti ja kõlarid ja värgid ja aga raha ei teeninud, sellepärast et ukse peal uksehoidjad varastasid kõik raha ära. tore õppetund, ehitasime ühe väiksema klubi, seal ei varastanud keegi midagi, aga kuna klubi oli nii väike, siis lihtsalt me ei majandanud ära omadega. jälle tore õppetund. ja niimoodi neid lakse tuleb vaikselt, jah, et väga keeruline oli nagu pihta saada, üsna palju oli sellist katsetamist ja proovimist. ja ega tol ajal polnud ka ju eriti kusagilt midagi niimoodi kiiresti hakata õppima. ega ülikoolideski oli paras selline segadus, et mis me siis nüüd peame hakkama siin rääkima ja kust me kõik selle võtame ja nüüd on meil kõik see kapitalism ja turumajandus ja paljukese sinna ikka mahub sinna ülikooli neid inimesi. ei olnud mingeid tarku raamatuid, ei olnud mingisuguseid koolitusi, selliseid loenguid, mitte midagi. Siis hakkasid need hästi kiiresti tekkima ja need, kes kiiresti reageerisid, nendel läheb siiani hästi. aga ja seal oli selline aeg ja mida ka täna räägitakse hästi palju, et palgatöö on paha. sa pead olema ikka ettevõtja ja iseenda peremees ja tollel ajal oli siis see teema oli muidugi eriti kõva. ühel hetkel sai hakata tegema endale firmat. ma ei mäleta, kuidas see käis, aga sa said teha endale firma. ja kui keegi küsis, et millega tegeled, siis vastati, mul on oma firma. Oo, kõva. kedagi ei huvitanud, millega sa tegelesid, millega see firma üldse tegeles, kas sa üldse tegelesid, kas sul on mingi kasumit või midagi. see oli nagu nii kõva sõna, te ei kujuta ette. igaüks, kes isegi firmaga ei tegelenud, ta pidi tegema endale oma firma, sest kui sa ei öelnud, et sul on oma firma, siis sa olid mingi lambikonna. keegi ei võtnud sind tõsiselt ja see surve oli nagu tohutu. ja kõik kappasid ummisjalu oma firmasid tegema ja ummisjalu oma ärisid ajama. nagu minagi alguses ise üldse mitte midagi eriti teadmata mingitest äri põhitõdedest ja turundusest ja nii edasi. ja see, kui see sõna palgatööline, see oli nagu nii halva maiguga ja ta on ilmselt tänagi, ma arvan, umbes samamoodi, samasuguse halva maiguga, et see oli nagu välistatud, et keegi liiguks kuskilt oma firmast kuigi palgatööle, ikka vastupidi käis liikumine. aga mina tegin ühel hetkel just nimelt vastupidise otsuse. see oli aeg, kui mul oli oma plaadifirmad, see tundub kõik jube trendikas ja šef ja jumala äge, aga sellest on vähe kasu, kui su firma nagu kõlab hästi. väike riik, väike Eesti, seal oli kogu aeg pusimist, kogu aeg oli midagi lendas jälle kodaratesse, mingi asi oli valesti. ühesõnaga ma ei hakka siin pikalt-laialt seletama. ja ühel hetkel ma avastasin, et istusin maha ja mõtlesin, et kurat, midagi ei toimi. jube lahe ja šef on siin, tead, oma plaadifirma ja oma raadiojaam ja kõik jutud, aga kus raha on? ja ühel hetkel ma tabasin nagu selle ära, et ma olen palgatöölisena Eesti Vabariigis ilmselt, kui mitte kõige, siis peaaegu kõige nõutum inimene. ja see oli nüüd see koht, kui ma rääkisin kellelegi, et mis teed, kuidas su firmal läheb, ma ütlesin, ma tulin firmast ära, läksin palgatööle. Te ei oleks kujutanud endale ette neid suuri silmi, kuidas mind vaadati, sest hulluks sa oled läinud peast. aga seda ma tegin täiesti teadlikult, jätsin kõik, kus see ja teine. ja ma sain aru, et sa ei jaksa nagu mitut jumalat teenida. Teed ühte asja, teed teist asja, kolmandat asja, siin ma teen mingeid diskosid, siin ma juhin õhtuid, siin ma teen teles midagi, seal raadios, siin mul on mingi oma firma. Lõpuks sa ei tee nagu midagi, nagu see vana aja pesupulbri reklaam, mis peseb kõik, aga samas mitte midagi. ja võtsin vastu täiesti sellise teadliku otsuse, et nii,
mulle aitab, ma keskendun 100% raadiotööle. Ma panen kogu oma energia ainult ühe kaardi peale. Loomulikult kõrvalt sealt tiksus veel mingeid tegevusi. Ja ma uskusin, et sellega võib jõuda üsna kaugele, isegi Eesti riigis. Ja ma teadsin, et ma olen nagu tegelikult, konkurents on peaaegu olematu. Noh, paljud tahavad saada fotograafideks ja loodusfotograafideks ja jube lahe, ilgelt kihvt. Tohutult lahe on looduses käia ringi ja pildistada ja mässata ja möllata. Hakkan professionaaliks. Ma olen näinud neid inimesi. Probleem on selles, et maailmas on, praegu ütlen mingi lambi numbri, ma arvan, et ma ei eksi, umbes 5 miljonit väga kõva loodusfotograafi. Et katsu läbi lüüa. Aga kui palju on väga kõvasid rallifotograafe? Mitte 5 miljonit, vaid 5. Et see on ka jälle selline koht ja selline nagu mõtlemine, et sellest on nagu vähe, et sulle hullult meeldib midagi teha. See on hästi levinud ka selline ütlus ja ma seda ise kasutasin ka kunagi, et kui sa tahad, eks ole, hakata mingit äri ajama, midagi teenima, mingit firmat tegema, siis tee midagi sellist, mis sulle endale tohutult meeldib. Et ära raha peale mõtle, tee seda, mis sulle tohutult meeldib. Tee seda kirega, tee seda pühendumusega, ära mõtle raha peale, kui sa niimoodi käitud, küll raha tuleb ja leiab sind ise üles. Aga täna ma olen muutnud seda oma mõtteviisi teatud määral, kuigi seda räägitakse ju täna ka, et sa pead ikka tegema seda, mis sulle meeldib, mida sa teed südamega ja bla, bla, bla. Aga sellest on vähe, kui see, mida sa tegema hakkad, sulle nagu tohutult meeldib. Asi on selles, et sa pead seda ka oskama teha. See, kas sulle meeldib või ei meeldi, ei oma mingit tähtsust. Et sul peab olema selle peale ka annet. Ja see on üks asi, mida hästi palju nagu allahinnatakse. Sul peab olema anne. Igal inimesel, absoluutselt igal inimesel, ei ole sellist asja, et keegi on andekas ja keegi ei ole andekas. Igal inimesel on mingi anne, mingi asja peale, ükskõik mis asja peale see võib olla. Kas see on käeline tegevus, mõtteline tegevus, mis iganes. Et minu nagu selline nõuanne, mida ma olen andnud ka viimasel, on see, et leia üles see asi, milles sa oled andekas, milles sa oled hea. Ja tihtipeale on inimesed on päris mitmel alal üsna andekad. Ja ma tean, et saab õppida ja tugeva tööga on võimalik jõuda teatud tasemeni, aga üks tuntud korvpallitreener, see oli Andres Sõber, ütles kunagi, et andetu sportlase, andetu korvpalluri saab tohutult kõva tööga päris heaks keskpäraseks korvpalluriks, aga mitte kunagi parimaks. Ja pigem on nagu see nüüd see koht, mida sa pead nagu mõtlema, eriti veel, kui sa ajad sellist äri, kus sinu kaup, kus sinu toode oled sina ise. Et see tegelikult, see sina ise kaubaks olemine, see tegelikult ei erine, kui nüüd laialt mõelda, ükskõik millisest tootest. Täpselt nagu sa pead mingi šampooni või ma ei tea, mingi tehnikavidina või äpiga pead tegelema, pead vaatama, et oleks hästi läbimõeldud, et oleks hea, et ta meeldiks inimestele, et neil oleks seda vaja, et see oleks parem kui teine, et ta jääks ajale jalgu, et ta peab kogu aeg ka arenema, ei tohi loorberitele puhkama jääda. Sa pead kogu aeg turundava, maailm muutub, sa pead suutma selle muutuva maailmaga kaasas käia ja nii edasi, nii edasi. Nii et ehk siis sel persoonil ega mingil suvalisel, ma ei tea, mobiiltelefonil, kusjuures need ei arene enam ammu, need on valmis.
seal ei ole vahet, sa pead selle peale kogu aeg mõtlema, sa pead kogu aeg sellega tegelema ja samamoodi ma rääkisin, et kui sul annet ei ole millegi peale, siis on väga-väga-väga raske. aga see, kui sul on anne või sa oled nagu andekas mingil alal, ei tähenda seda, et nüüd ma võin vilet lasta, sest ma olen kuidagi kuskilt looduse poolt on mind jube andekaks tehtud. roppu tööd tuleb ikka teha, see on nagu halb uudis selles mõttes et kogu aeg tuleb seda paganamat tööd teha ja ega see kunagi nagu ära ei lõppegi. ja niimoodi on ka tegelikult minuga, sest minu ettevõtte ainus toode olengi mina ise. ega ma rohkem midagi ei müü ja okei, ma olen siin tegelenud T-särgi äriga ja fotoäriga, aga need on sellised, kuidas ma ütlen, sellised hobiärid, õhinapõhised, sellepärast, et mulle meeldib pildistada ja sellepärast, et mulle meeldivad T-särgid. Aga kui selleks aega üle jääb, on tore muidugi, sest tänapäeval on ju nii lihtne neid veebipoode ja kodulehti ja firmasid ja minutitega, et see on nagu väga lihtne. aga põhitöö on mul jah, ja mul on selles mõttes on mul nagu vedanud, et ma töötan nagu meedias, et see nagu nii-öelda see iseenda turundamine on selles mõttes nagu lihtne, et no sa oledki ju iga päev oled oma näo või häälega meedias, et selles mõttes on nagu lihtsam kui ennast mingil muul alal turundada, aga sealgi on keeruline, et selles mõttes ei ole nagu midagi väga lihtsat. ja no maailm on läinud ju päris hulluks ja aina hullemaks läheb. infot on nii tohutult palju, ma siin mõni aeg tagasi tegin nalja, et milleks meile kool, kui meil on YouTube ja Google. no täna meil on juba AI-d ja see, mis sellega nagu juhtuma hakkab, ma ei kujuta ette. aga Nvidia kiibitootja firma omanik ütles ühe väga hea lause, et inimesed kardavad seda AI-d ja neid roboteid, et need võtavad nende eest töö ära. Ta ütles, et AI ei võta kellegi eest tööd ära, et AI pärast ei lähe te pankrotti või ei kaota tööd. Te lähete pankrotti ja kaotama töö sellepärast, et te ei kasuta AI-d samal ajal kui teised seda teevad. ja see on üks nagu mõtlema panev koht. ja ma tean, et paljud mõtlevad, okei, nii, AI, mis ma nüüd pean tegema, et kuidas ma nüüd rongist, ma ei tea ma ei tea, aga see on see üks asi, millega tuleb arvestada, sest ega see elektritrell, ega see ka ise kruvisid seina ei puuri, sa pead ikkagi ise temaga puurima. sama hakkas selle AI-ga, et kui sa suhtud temasse kui tööriista ja õpid sellega töötama, siis saab sellest olema tulevikus hirmuäratav abi, ausalt öelda. aga nii see bränding käib, tänapäeval on ju väga palju neid igasuguseid tegelasi. me teame sotsmeediast igalt poolt, Youtubereid, TikTokereid, ma ei tea, suunamudilasi, igast tegelasi. Neid on jube palju. ja siin ongi nüüd see jälle küsimus. see on fine, ma nagu ei tee neid maha, aga siin nüüd hakkavadki mängima rolli see, et mis on see sinu teema, mille peale on sul annet antud. ehk siis otsi üles need kohad, mille peale sul on nagu annet ja siis vaata, kas leiad sealt midagi, mis sulle meeldib ka ja see oleks nagu juba nagu megakombo. et sellisel teel, aga no ütleme, kuidas ennast kui brändi siin turundada ja nii edasi, see on juba kohutavalt pikk ja teistsugune jutt ja mina ei ole siin ka mingi eriline professionaal. ma räägin, ma olen selles mõttes laisk, et ma saan lubada endale natuke laiskust, et ma olen nii-öelda avalikkuse ees kogu aeg, iga päev. aga muidu on see turundamine muidugi üks igavene häda ja hädaorg ja viletsus. see on niivõrd kallis ja sul ei ole raha, sest sul kaup ei müü hästi ja kaup ei müü sul sellepärast, et sa ei tee turundust. aga sa ei saa turundust teha, sest kaup ei müü ja sul ei raha, et teda teha. see on niisugune nõiaring omajagu. aga ma jah, nagu tegelikult
ma näen siin aina ühest küljest tundub, et lihtne, kõik on sündinud juba. Nagu ma alguses ütlesin, siia majanduskeskkonda ja kõik teavad kogu seda tehnoloogiat ja värki ja tulevad ja AI-d, aga see põhimõtteliselt kõikidel on kogu maailma info olemas, kõikidel inimestel taskus. Küsimus on selles, kuidas keegi viitsib seda siis või oskab kasutada. Ja noh, selles mõttes on see juba teaduslikult selgitatud välja, et tehnoloogia areneb kiiremini kui inimene ei tule järgi, see on tehnoloogia arengu kõige suurem pidur on tänapäeval inimene, ta ei jõua. Meil kõigil on need telefonid, ma usun, igaüks on, vahest on sõrm läinud kogemata kuhugi peale, sa oled midagi vaatad, mis siit veel välja tuli. 10% sellest, mida telefoniga on tänapäeval võimalik korda saada. Et küsimus ei ole selles hullumeelses tehnoloogiaga võidu kappamis, vaid ma arvan, et mida aeg edasi, seda olulisemaks muutub inimene ise. Et palju olulisem on see, et sa hoolitsed oma füüsilise ja vaimse tervise eest, kui see, et sa vaatad, et sa jumala eest mõnda story't ei unusta nagu panemata, kui me räägime sellest persooni asjast. Ja see hakkab lõpuks mängima väga suurt rolli, sest et maailm on crazy, aina hullemaks läheb. Ma tõin teile selle näite, et kui sa tahtsid sõbraga kokku saada või sa tahad sõbrale midagi kirjutada, sa saatsid kirja, nädal aega läheb sinu kiri kohale, tema vastus tuleb järgmised nädal aega. Täna sa oled peast hulluks, kui ta ei ole sulle minuti pärast vastanud. Ja me saame kõik asjad ju ära teha. Kõik internetis särgid, kõik digiallkirjad, sa ei pea kuhugi kohale minna, sa pidi iga kord kuhugi kohale minna. Miks ma seda räägin? Aga aega oli tol ajal meil kõigil 10 korda rohkem kui täna, kuigi see peaks olema nagu vastupidi. See peaks olema vastupidi, et kus see meie aeg on kadunud. Ja see on see, mis hakkab ajudele. Järelikult me teeme midagi nagu valesti. Et kõige olulisem tegeleda, eriti veel, kui sa nagu ennast kui toodet müüd. Jube lihtne on nagu sassi minna. Et ma ei olegi aru saanud, et kuhu see aeg meil kõik kaob, kui tegelikult peaks ju kõik käima välgukiirusel võrreldes vana ajaga. Ma ei tea. Et see on nagu paras hullumaja. Ja kõik need depressioonid ja HTH-d, et see on alles algus. Et ma arvan, kõige olulisem on hoolitseda iseenda eest. Oma tervise eest, oma keskkonna eest. Hästi oluline on keskkond, kus sa elad, kellega sa läbi käid, milline on su pere. Need on tohutult olulised asjad. Ja seda interneti, ega seda ei suuda keegi piirata, muidugi see vajub meile järjest rohkem ja rohkem peale. Ja üks asi veel, mis muidugi kellegile väga ei meeldi. Ma ei tea, kui ma olen rääkinud, aga võin hakata lõpetama vist või? Võin või? Mul on üks küsimus ka kindlasti, võib-olla mõni. Ja üks asi, mis väga paljudele ei meeldi ja millele kipuvad kõik vastu vaidlema, tegelikult on see tõsi. Oletame, on 5 inimest. Kõik on sama tublid, kõik on sama targad, kõik on õppinud plaatiummedalile. Kõik need 5 inimest hakkavad tegema oma firmat. Nad teevad kõike absoluutselt õigesti. Firma on sama, toode on õige. Kõik. Kõik on perfektne, kõik on sama. Üks vend saab miljonäriks ja teiste ettevõtted kõrbevad, lähevad pankrotti ja midagi tuleb välja. Miks? Sest sellel ühel kurat oli lihtsalt õnne. Ja siin ei ole midagi teha. Elus, nii nagu elus, nii ka äris on alati sees õnnefaktor. Ei tohi nüüd hakata selle kaela kõike ajama oma laiskust ja puudulikkust, aga mitte midagi ei ole teha. Sattusid olema õigel ajal, õiges kohas, midagi juhtus, mis iganes. Et ega ka võib-olla selle töö juurde tegelikult oli see ka kõik. Kui ühel hetkel hakkad mingi asjaga minema nii kaugele, kui sa vähegi suudad minna, siis ühel hetkel saad aru, et kurat, tegelikult oli see tänu juhusele. Et paraku õnnefaktor on siin väga suur. Ja üks asi on veel, ärge üle õppige.
võtke rahulikult. Urmas Sõõrumaa ei ole lõpetanud mingeid asju, aga tal on üks anne. Ta oskab jube hästi meeskonda kokku panna. kõik, tundub lihtne aga jah, nii ta on. ma ei tea, selliseid mõtteid oskasin rääkida. väga hea, minul on küsimus, et kui sa täna ei oleks, noh, ärkad homme hommikul üles ja sa ei ole enam kõige nõutum palgatöötaja Eesti Vabariigis, et mis ärisse sa läheksid? ja kas see oleks nagu lihtsam täna kui 30-40 aastat tagasi? 20? ma olen viimastel aegadel endale sisestanud kogu aeg ühte sellist mõtet. probleemidega tegeleme siis, kui nad on kohal. sest kui sa tegeled kogu aeg mingite probleemidega, mida hetkel ei ole ja mis ei pruugigi kunagi tulla, see maha visatud aeg ja energia. ma ei tea, eks siis näis, eks mul on veel mingeid oskusi või ma ei tea, ükskõik. hakkan mööblit restaureerima või noh, muidugi ma võin töötada siin, ma ei tea, fotograafina või DJ-na või teha siin mingit, noh, mis iganes. aga eks siis näis jah. võib-olla ma ei elagi nii kaua, kuni see hetk saabub. kas saalis ka mõni küsimus on? et ei ole, aga suur tänu, Alari, et leidsid meile aega, mõtlesin liigu ruumid ringi. et oli põnev kuulata ja nagu sa mulle lubasid, siis oli täiesti teistmoodi lugu küll. no ma olengi teistmoodi ettevõtja, ma arvasin, et ei ole mõtet hakata rääkima mingist raamatupidamisest ja Excelist, kusjuures ma ei ole elus mitte kordagi kasutanud Excelit. aga suurepärane, aitäh sulle, Alari. aitäh teile, et usaldasite mind rääkima. aga ma saan aru, et kuna sa mulle ütlesid, et see oli sul sel korral esimest korda, et lihtsalt keegi pole küsinud sinu käest, et äkki nüüd kogemata võib juhtuda nii, et keegi teine ka küsib. palun vabandust selle eest. ei ole midagi. kas ma võin nüüd ära minna? jaa, aitäh sulle. aga olge siis tublid ja pidage vastu selles hullumeelses maailmas. ja et teil veaks. väga hea soovitus, aitäh sulle. tšau. tšau. nii, näen juba, et Signe on meil ka kenasti kohal ja Signe, ma andsin sulle enda meelest nüüd kõik õigused ka, et tere tulemast meie siis Tartu Ülikooli Pärnu kolledži sellisele nagu natukene avatud loengule, mis päris loeng ei ole. ma saladuskattajale ütlen, et tudengitel oli tunniplaanis täna magistrieksami nimeline loeng. et selles mõttes, et päris hirmuäratav ilmselgelt, et sõna eksam võtab ju rõngad silmade all käima. aga lihtsalt, et nad oma plaanis saaksid selle aja ära broneerida, pidime neile sinna midagi leiutama ja noh, ikkagi kõige hullem aine paneme, sellepärast et siis nad on kindlasti kohal. ja meid siin saalis on ka ja meid on nii-öelda avalikult kuulamas ka päris hulk inimesi ja Signe, ma annan sõna sulle ja sa saad ennast, ma veel ennem ütlen repliigi korras see, et Signe Ventsel on minu jaoks see inimene, kes minu teadvusesse esimest korda tõi sellise sõnapaari nagu persoonibränd. ennem kui ma ise olin selle erialaga siin koolis seotud või ma oleksin üldse seda kunagi kuskilt varem kuulnud. Signe, sinu kord. Ja, aitäh sulle, Riina, ja ma saan aru, et minu slaidid on ka kenasti näha. Jaa. Suurepärane. Ja tõesti, tervitused, mina ise olen siin praegu Hispaanias, tulin just trennist ja tegelikult mõtlesin terve pika trenni aja, et mida siis tegelikult rääkida, sest tõesti, ma olen selle persoonibrändi teemaga väga palju kokku põrkanud ja väga palju seda nagu meeskondaga rääkinud ja ma näen justkui nagu kõik teavad, mis asi on persoonibränd ja kõik nagu teavad, et
see on tegelikult oluline, aga siiski ma julgen täna öelda, olles valdkonnaga, ma ei tea, kuskil 6-7 aastat kindlasti seotud, et tegelikult võtavad sellest persooni brändist väärtust vaid ma julgeks öelda, üks mingisugune 10-15% inimesi ja ülejäänud ikkagi natuke nagu segaduses või siis teevad ühe asja ja mõtlevad, et küll väga hästi. Nii et minu ettekanne on siis seotud just selle põhimõttega, et mis see persoonibränd on ja natuke tähelepanekuid ka, mida ma siin oma tööde tegemiste käigus olen märganud. Nii et püsi lainel ja vaata, kuidas siis sinu mõtted selle teemaga liiguvad. Ja alustan siit kohe ühe ägeda pildiga selles mõttes, et New Yorgis Times Square'ilt, et kes on seal käinud, siis tegelikult täna ongi see ettevõtlusmaailm või see maailm üldse nii kirju. Ja mida ütleb mulle Eesti ettevõtte juht, või Eesti meeskonna juht või ettevõtja üldse, et minu töö räägib minu enda eest. Ja mina ütlen selle kohta, et enam ei räägi küll. Ehk et sa võid teha nagu väike ettevõtjana ülihead toodet, ülihead teenust. Aga kui sa ei oska seda nagu teistele nähtavaks teha, eristuvalt nähtavaks teha läbi lugude, siis sa jäädki ootama seda kaunist ilusat klienti ühel päeval ja tegelikult mitte miskit ei juhtu. Nii et see maailm on hästi kirju ja millised brändid ikkagi silma jäävad, ainult need, kes julgevad väga julgelt eristuda ja oma lugu tuua esile. Nii et see on selline hea näide. Ja kui sa lähed täna Eesti mõnda veebi või kuhu iganes ka, siis tõesti see infomüra on nii suur, et see ongi tegelikult see üks point, miks seda persooni brändi arendada. Ja kui me räägime üldse täna, et milliste brändidega me inimestena täna kuidagimoodi seotud oleme, siis me tegelikult loome väärtust erinevatele tarbijabrändidele. On see siis toode või teenust, loome väärtust tööandja brändile ehk et igaüks, kes täna on seotud mõne töölepinguga, siis tema kommunikatsioon, tema käitumine mõjutab väga palju, kas siis positiivses mõttes või negatiivses mõttes tööandja brändi. Ja iga inimene meist on mingisuguse tegevuse, mingisuguse tööandja, toote, teenuse brändi saadik. Ehk kui sa oled sõbrale soovitanud, et ma ei tea, osta seda kreemi või osta seda head tossu, jooksutossu, siis sa juba oled tegelikult loonud mingisugusele brändile väärtust, on ju. Ja loomulikult lood sa ka väärtust, olles siis tööandjale, olles tööandja brändi saadik. Ja kaudses mõttes koondab see kõik kokku selle, ehk et sa kujundad läbi sellise tegevuse iseendast persooni brändi. Ja persooni bränd mõjutab brändisaadiku rolli, tugev persooni bränd meeskonnas mõjutab tööandja brändi ja samamoodi mõjutab see ka tegelikult tarbija brändi ehk et tugev persooni bränd aitab müüa, aitab lugu vesta ja aitab ka seda kuidagi nagu eristuva nurga alt sarnaseid tooteid üldse nii-öelda nagu nähtavaks teha. Nii et kui sina ei ole pannud oma nime veel Google'isse või siis vastupidi just nagu tehisarusse, siis mina ütleks selle kohta viimane aeg on seda teha ja vaata, mida tegelikult sinu kohta räägib see Google või tehisaru, see on väga hea alguspunkt üldse, miks oma seda persooni brändi arendama hakata. Sest et ma ikka alati räägin oma meeskonna koolitustel ka, et minu kohta kõige populaarsem guugeldamise märksõna näiteks on see, et inimesed tahavad teada, kui vana on Signe Ventsel. Ehk et mis tuleb välja, et inimesed tegelikult tahavad saada inimese kohta alati tervikut. See, et mul on hariduse juhtimise magistrikraad ja et ma olen töötanud 15 aastat haridusvaldkonnas, täna olnud peaaegu 7 aastat ettevõtjad, see on nagu tore teadmine, aga siiski mina kui tervik ehk et millega ma igapäevaselt tegelen, mis on mu muud hobid tegemised ja ma hoian su aja kokku, et sa ei pea minema täna kuskile Google'isse otsima. Ma olen 47-aastane, nii et inimesed alati tahavad isiklikke asju teada ja kui me tegime Marina Kaljurannaga presidendikampaaniat, siis samamoodi need
postitused, mis me tegime sotsiaalmeediasse selles professionaalses mõttes, olid alati toredad. aga kõik see, mis tegelikult aitas inimest defineerida läbi vaba aja, läbi hobide, sai alati inimestest rohkem reageeringuid. ehk et me koondame oma vaba aja tegevustega väga palju sellist nagu brändi nagu olemust. nii et sinu hobid defineerivad sind alati ka väga-väga palju ja loovad su persoonibrändile väärtust juurde. ja see on klassikaline näide tänasest sellisest ühest veebiväljaandest ehk Äripäeva veebist. mis on muutunud? varasemalt oli sellel veebiväljaandel väga palju üliigavaid pildipanga pilte või siis vastupidi, mõne ettevõtte ja igavaid logosid. ehk et täna ongi nüüd see koht, kus tuleb mängu persoonibränd ja inimesed väga teadlikult brändivad ennast konkreetse looga ja toovad ennast sellesama teemaga, millest nad siis justkui nagu sõna võtavad, rohkem esile. ehk et käib justkui nagu brändi väärtuse vahetamine. nii et logo enam ei müü ja miks me räägime täna sellest persoonibrändi põhisest ettevõtlusest ka? just sellepärast, et see logo, on see siis nagu tarbija logo, tarbijabrändi logo või siis ka tööandja brändi lugu, et see ongi vaja panna läbi inimeste elama. ehk et see logo on ilus, visuaalselt kaunis, värviline, aga logo on tuim, oma olemuselt nii-öelda elutu tükk. ja see, kuidas me selle persoonidega kujundama hakkame, see hakkabki nagu rolli mängima selles persoonibrändi põhimõttes. ja tõesti, nii sina kui mina, me kõik oleme väga nii-öelda nagu persoonid, me oleme brändid, aga me kõik ei ole veel väga teadlikult seda niisugust nagu brändingu tööd teinud. ja tõesti, mina ütleks selle kohta ka, et ma kuulen väga palju, et jah, see persoonibränd on oluline, aga ühel päeval, kui mul selleks palju aega on, siis ma võtan aja ja hakkan seda arendama. ja minu hea soovitus on ikka alati see, et üldse ei pea ootama mingisugust kaunist astronoomilist kaunist kuupäeva, vaid täna, nüüd ja kohe on kõige mõistlikum mõelda, et mis on see aspekt, et kuidas ma tahan, et mind üldse tuntakse, teatakse. miks? sellepärast, et ma vaatan, et täna siin kõikide nägusid ma ei näe, aga siiski ma julgen öelda, et kõikide teie, kes te olete tulnud täna siia kuulama, see karjääriteekond on väga pikk ja sellepärast, et väga teadlikult oma karjääriteekonda disainida läbi teadliku loodud persoonibrändi. ja ma vaatan, et siin on päris palju ka selliseid musti auke Zoomis ja mõnes kohas on isegi sellised tähed nimede koha peal, siis see on ka tegelikult teie persoonibränd. nii et julged brändid toovad ennast alati läbi pildi, eriti veel, kui on tore, kui on ka tegelikult veel online pilt olemas nii-öelda, et sa julged oma nägu näidata, ehk väga hea viis oma persoonibrändi siin kujundada. aga mida see persoonibränd siis mõjutab ja kui me räägime üldse, et mis see persoonibränd on, siis persoonibränd on see, mis ütleb, kes sa oled, mida sa teed, missugust väärtust sa lood ühiskonda ja kuidas sa teed selle teistele nähtavaks, on ju. ja sa haldad seda nii online'is kui ka offline'is ehk et sotsiaalmeedias kui ka nii-öelda silmast silma inimestega kohtudes. ja kui ma mõtlen Eesti väikeettevõtjate peale, siis tõesti, meil on nagu suurepäraselt ettevõtlus kasvanud, aga väga paljud Eesti ettevõtjad ei oska rääkida oma lugu, nad ei oska öelda, kes nad täpselt tegelikult on. ehk et siit tulebki mängu, et see persoonibränd mõjutab su klientide rohkust. nagu ma ütlesin, karjääriredeli liikumise nagu võimalust. ja see ei tähenda, et persoonibränd on ainult ettevõtjatele, üldse mitte. ma kohe toon siit mõned ka faktid uuringutest. nii et ja kaudses mõttes kõige mõjukam aspekt, miks üldse oma persoonibrändi arendama hakata, on number 1, enesekindlus ja usaldusväärsus tuleb siia kohe juurde. ehk et inimesed tahavad teha koostööd, number 1, enesekindlate inimestega, kes on oma valdkonna usaldusväärsed inimesed. ehk et siin tuleb taaskord mängu ka see tuntus valdkonna eksperdina, eks ole. ja loomulikult ei saa me üle ega ümber rahast ja finantspoolest ja võimalusest üldse valida nii-öelda nagu häid koostööpartnereid, kliente, kes iganes tegelikult need siis ka ei ole just parasjagu. ja absoluutselt
huvitavaid projekte, tegemisi, kõik see tegelikult algab sellest, et kes sa inimesena oled. ja mu lemmikslaid on ikkagi see, et persooni bränd on seotud enesearenguga ja mina ütleks selle kohta, see on üks tohutult võimas tööriist oma eesmärkide saavutamiseks ja tõesti, persooni bränd on tööriist. sul on võimalus kinni püüda oma julged, vähem julgemad eesmärgid ja see on just selle enesearengu poolega ka seotud ja see on see koht, komistuskoht, miks inimesed justkui nagu mõtlevad, et oh, et kui mul ühel päeval on palju aega, siis ma asun sellega tegelema. Eks see eneseareng on nagu natuke klišeeliks märksõna, aga teiselt poolt see algab sellisest nagu reflektsioonist pihta üldse. nii et olles väga suur Michelle Obama raamatute fänn, sest sealt leiab palju julgust, leiab palju sellist nagu teisiti mõtlemist, mis on niisuguse nagu brändinguga just seotud. ja tema ütleb väga nagu kihvtilt, et kui sa ise ei määratle ennast, siis määratlevad sind teised inimesed ja tihtipeale väga ebaprofessionaalselt või ebatäpselt, sest et neil ei ole terviklikku informatsiooni sinu eest. ja kui sina ettevõtjana või oma valdkonna eksperdina ei tea, kes sa oled, ei tea, siis see ongi tegelikult selline segane kuvand, mida sa iseenda kohta lood, on ju. nii et kes otsib julgust, siis palun väga, Michelle Obama mõlemad raamatud on suurepärane koht, kust häid persoonibrändi siukseid mõttejulguse aspekte ka veel kinni püüda. ja tõesti, tehes meeskonnakoolitusi palju, siis sai mingi hetk aru, et Eesti juhid ütlevad mulle, et juhid ja ettevõtete juhid ütlevad, et jah, see persoonibränd on ülitähtis, aga kui on palju aega, siis ma ühel päeval alustan sellega. ja ma otsustasin teha mingi hetk Eesti persoonibrändi juhtide uuringu ja tahtsin aru saada üldse, mida Eesti juhid nagu arvavad sellest persoonibrändi teemast, sest väga paljud ütlevad ka, et oh, et see on natuke Ameerika teema ja meil ei ole sellist nagu ideestikku vaja. aga ma jagan teile välja siit mitte tervet uuringut, aga siiski mõned põhjapanevamad argumendid, mis peaks teid võib-olla rohkem innustama sellele mõtlema ja ka samamoodi sellele magistriõppekavale üldse kandideerima ja sisse astuma. nii et mida siis ütlevad, mida sealt uuringust toodi välja, et kas te olete nõus, et juhi persoonibränd loob organisatsioonile konkurentsieelise? ja ma ei too nüüd välja ainult, et ehk see nagu juhti, vaid ma pean tegelikult silmas siin ka meeskonnajuhte ja ettevõtte tegevjuhte üldse või väikeettevõtjaid samamoodi. ja nagu te näete, mitte keegi ei ütle selles uuringus, et persoonibränd ei tekita seda, eks ole, ehk et keegi pole justkui nagu nõus, on ju. nii et persoonibränd loob väga tugeva konkurentsieelise. Siis tuleb mängu ka see aspekt, et kas te toetate juhina või meeskonnajuhina, kuidas meeskonnaliikmete persoonibränd võiks samamoodi nii-öelda nagu arendada. ja siin on, nagu te näete, protsendid on ka jah, olen nõus, pigem olen nõus. ehk et täpselt samamoodi ütlevad ka rahvusvahelised uuringud, et persoonibrändi meeskonnaliikmete persoonibränd aitab ettevõttel julgemalt silma paista ja samamoodi ka müüki teha. nii et siin tegelikult tuleb mängu juhi persoonibränd ja samamoodi teadlikult disainitud meeskonnaliikmete persoonibränd. ja siis tuleb mängu see, et juhi sotsiaalmeedia kuvand ja organisatsiooni positiivne maine. nii et see mõte, et tegevjuhi sotsiaalmeedia kasutamine mõjutab otseselt ettevõtte mainet. ja teate, mida ma kuulen siin nagu massiliselt? on olemas, tuleb välja, et sellist tüüpi nagu juhid, kes ütlevad, ma ei ole sotsiaalmeedia inimene. ja mulle praegu tundub, et praegu on ka väga palju neid inimesi, kes ütlevad, et ma ei ole ai tüüpi inimene. ja tõesti, ma ütleks selle kohta julgelt, näiteks haridusvaldkonnas, kui meil oleks rohkem ägedaid juhte, valdkonna eksperte, kes võtaksid rohkem sõna, tooksid neid teemasid esile lahenduskeskselt, palju asju muutuks haridusvaldkonnas hoopis teistmoodi. nii et siin on taaskord tuleb see mängu, see piirav uskumus ja kuidas see lahti muukida enda peas ja tegelikult leida,
kuidas ma saaksin selle sotsiaalmeedia ja ai enda persoonibrändi arendamise heaks nii-öelda tööle panna, on hoopis fookuse koht. Ja siis tuleb mängu täpselt seesama mõte ka, et iga ettevõtte juht, iga meeskonna juht ja tegelikult ka iga töötaja on siis nii-öelda nagu brändisaadiku rollis, täpselt nii nagu sina ja mina, me kõik mingisuguses kontekstis. Ja et kas ettevõtte juht on peamine brändisaadik, kust eeskuju võtta, siis nagu te näete, on taaskord väga palju arvamusi, mis ütlevad, et ettevõtte juhil mängib siin selline oluline nagu roll olla julge brändisaadik, et kinni püüda siis need head kliendid, koostööpartnerid ja mõjutada ka meeskonnaliikmete julgust sellel teekonnal. Ja siis tuleb mängu uuesti ka see, et mis siis tegelikult persoonibrändist sõltub. Palun väga, te näete, kui palju kaalukaid argumente siin tuuakse välja. Töötajate motivatsioon, ettevõtte maine ja turundamine. Iga meeskonnaliige ütleb, et ta tahab töötada väga hea mainega ettevõttes ja isegi läbi rahvusvaheliste uuringute öeldakse, et inimesed on nõus töötama hea mainega ettevõttes pigem ja saama isegi natuke väiksemat palka kui see, kui ettevõtte maine on negatiivne ja sa saad väga palju palka. Nii et uued kliendid, koostööpartnerid, töötajate värbamine ja loomulikult tuntusvaldkonna eksperdina. Meil on väga palju häid südikaid ja sisukaid eksperte, aga kes on justkui nagu väga hästi hoitud saladus, kes ei julge ennast kuidagimoodi brändida ja oma lugu nähtavaks tuua. Nii et siin on neid kaalukausse väga palju, miks seda persoonibrändi põhist ettevõtlust üldse arendama hakata. Ja siin ma olen toonud, see slaid on küll selline sisutihe, aga siiski, et mida siis tegelikult tõid juhid välja, et mida siis nad on selle persoonibrändi arendamiseks teinud, ikkagi arvamuslood, sotsiaalmeedia kasutamine, olen vaadanud üldse oma profiilid üle. Nii et see, et kuidas ma tegelikult siis teiste jaoks justkui nagu silma paistan ja eelkõige ka selles mõttes, et kes ma siis tegelikult persoonina olen, et sa ei ole mitte eesmärk, ei ole müüa, olla selline müügimees, vaid eesmärk on olla väärtust loov persoon, see on persoonibrändi arendamise eesmärk. Ja Mihkel Tammo oli tookord siis ajahetkel üsna palju ka pildis ja fookuses toodi välja teda justkui nii-öelda nagu tugeva persoonibrändina ja mis mulle hästi meeldib Mihkli nagu kommentaaris on ka see, et persoonibrändi nii-öelda nagu arendamine on tegelikult fookuses just selles kontekstis, et see on justkui nagu samm edasi julge avatud juhtimiskultuuri poole, ehk et ma julgen võtta sõna, ma julgen, mitte et ma ainult ei räägi kuidagimoodi selja taga või nagu kinniste uste taga, vaid ma toon oma põhimõtted välja ja ta ütleb ka, et see persoonibränd on hea võimalus oma sihtrühmaga suhelda ja suhestuda üldse ja et sa oled oma sõnade eest vastutav. Nii et siit tuleb mängu see kaalukauss just selle persoonibrändi arendamise konteksti ja ma arvan, et te kõik olete ostnud mõnda toodet või mõnda teenust, kus te olete saanud nagu väga hea kogemuse keegi on olnud väga mõnusa atmosfääriga, loonud teile head emotsiooni, aga võib-olla see toode või teenus on isegi kallim olnud. Mina olen seda mitu korda teinud, ehk et siin tuleb mängu taaskord see persooni bränd, kes meile seda toodet või teenust müüb, eks. Ja see on see nüüd nagu see uus lähenemisviis ja vana lähenemisviis, kus organisatsioonis, ettevõtluses või siis ka nii-öelda sellises nagu klassikalises palgatöötaja rollis on müük ja turundus ainult oli siis müügi- ja turundusjuhi ülesanne, siis täna me tegelikult kõik töötajad on müügiesindajad, kõik töötajad on justkui nagu brändijad ja mõjutavad oma persooniga, oma kommunikatsiooniga julgelt siis nii-öelda seda nagu tarbijabrändi või siis vastupidi ka siis tööandja brändi. Ehk et see persoonibrändi fookus meeskonnas tuleb üha rohkem ja rohkem esile. Miks? Sest inimesed usaldavad täna persoone 8 korda rohkem. Ja klassikaline reklaam on lihtsalt, mina ütleks selle kohta, ebamaiselt kallis. Aga kui me suudaksime kõik oma läbi võrgustiku teha julgelt turundust mingisugusele konkreetsele tegemisele,
siis see alati toob justkui nagu need õiged inimesed ka nii-öelda toote või teenuse juurde või brändi juurde. Ja persoonibrändi vundament küsimus on siis see, et kuidas ma soovin, et mind tuntakse, teatakse. Hästi lihtne küsimus, tihtipeale keeruline sellele justkui nagu inimestel vastata, sest see eeldab väga palju reflektsiooni, analüüsi, et kus ma täna oma tegemistega olen ja mida ma tegelikult siis saavutada justkui nagu soovin. Nii et selle persoonibrändi protsessi koha pealt võikski olla, et senikaua, kui sul ei ole paigas see iseenda eesmärk, et miks ma siis tegelikult tahan seda persoonibrändi arendada, siis senikaua ei juhtu ka miskit, eks. Ja kui me räägime sellest persoonibrändi põhisest justkui nagu õppekavast ka, siis tegelikult see õppekava annab teile justkui nagu selle laiapõhjalise süsteemi ja selguse, millele peaks mõtlema ja kuidas peaks tegelikult tegutsema, sest tõesti kaudses mõttes on neid informatsiooni, nagu siin Alari Kivisaar mainis ka, nagu Youtube'is palju, igal pool on neid aspekte, aga miskipärast teadmiste ja tegutsemise vahel on inimestel suur auk. Ja koos ägedate inimestega teekonnale minna on väga äge. Ja nagu te selle slaidi pealt ka näete, siis tegelikult tõesti eneseturunduslik põhimõte on kõige viimane tööriist justkui nii-öelda. Ehk et sa ei saa minna ennast justkui nagu brändima, kui sa ei ole teinud seda keerukat aeganõudvat tööd, et luua selgust iseenda olemuses nii-öelda. Ja turunduslike tegevuste koha pealt ma tooks välja sellised peamised, et see lugude rääkimine, nagu Alari Kivisaar alustas kohe oma esinemist selle hambalooga, noh, väga hea näide. See kohe tekitab sinust selle tunde, kus sa jääd kuulama, mõtlema ja siis tegelikult tuleb see niisugune nagu üldine informatsioon peale. Sotsiaalmeedia absoluutselt lifti kõne ehk et see, et sa oskad öelda, isegi selles projekti koosolekul ma vahel vaatan, kuidas inimesed on ebakindlad, nad ei tea, kes nad on, missugust väärtust nad loovad ja nende see tutvustus on niisugune pikk lohisev jutt. See näitab seda, et nad tegelikult ei ole läbi mõelnud oma sellist nagu tegutsemise mängumaad ja oma kuvandit, on ju. Ja siis loomulikult avalik esinemine on üks väga võimas persoonibrändi kujundamise tööriist ja aga kõige keerukam nendest ka sellepärast, et ma ei ole üheski meeskonnas näinud tohutult suurt kätemerd, kes ütleks, et mulle väga meeldib avalikult esineda. Pigem see ikkagi jääb kuidagi natuke nagu varju ja webinarina pildid, flaierid ja tõesti ka see mõte, et ma ei tea ühtegi inimest, kes läheks aastatega kuidagi nooremaks. Ehk et see tähendab seda, et me ei pane sinna sotsiaalmeediasse kaunist fotot üle tuunitud filtritega ja päriselus see tegelikult ei vasta justkui nendele õigetele ootustele. Ehk et see mõte, et persoonibrändi arendamise eesmärk on ikkagi olla autentne. Ükskõik millise brändi arendamise eesmärk on autentsus. Nii et valikuid on palju, igaüks leiab enda jaoks sobivad kanalid. Ehk kui keegi ütleb tõesti, et sotsiaalmeedia ei ole tema peamine kanal, siis see on igati okei. Võib-olla ta on väga hea kirjutaja, oskab teha blogisid, oskab hoopis mingeid artikleid kirjutada, mida iganes. Ja muideks vabatahtlik töö on väga tugev persoonibrändi kujundaja. Kui ma olen aidanud inimestel meeskondi värvata uusi inimesi, siis ma võtan alati lahti kõige viimased lehed, need on kõige põnevamad. Sellepärast, et me magame 8 tundi, me 8 tundi teeme tööd ja see 8 tundi defineerib inimest kõige rohkem ja see on väga võimas persoonibrändi kujundamise nagu tööriist justkui. Ehk et tasub sellele kindlasti mõelda. Ja loomulikult sotsiaalmeedia peaks andma sinu kohta ka selge informatsiooni, sellepärast et sotsiaalmeedia tuleb otsingumootorites väga hästi esile. Ja tõesti, et ei pea olema igas kanalis, TikTokis, Snapchatis, LinkedInis, Instagramis, Facebookis üldse mitte. Aga siiski, mis on see üks kanal, mis toetab su tänast professionaalset arengut ja teekonda, et sellele võiks kindlasti mõelda ja mitte, et sellel ei oleks ka nagu tühi pilt, mis tihtipeale inimestel seal on, vaid ikkagi see mõte, et see peaks andma sinu kohta nagu väikse sellise nagu arusaama, et kes sa siis tegelikult oled ja mille eest seisad.
ja siit veel kord mõned mõtted veel, mis aitaks seda persoonibrändi põhist ettevõtlust tegelikult sinu jaoks siis lahti rohkem mõtestada. ja, ja üks lemmikumaid härrasmehi, kes on selline julge, teisitimõtleja ja väga tugevalt räägib ka persoonibrändi teemadel. ehk et kes pole tema podcast'e või artikleid lugenud, siis Gary Vaynerchuk on üks Ameerika ettevõtja, et tema räägib sellest persoonibrändi põhisest ettevõtlusest väga palju ja ütleb ka, et see kuvand, mida me enda kohta loome, et see mängib üha rohkem rolli, et sa ei saa justkui enam midagi nagu peita enda ees. nii et iga inimese juurde viib kaudses mõttes 5 Eesti inimest ehk et me saame tegelikult inimese kohta väga palju teada, kui inimene on enda jaoks selle kuvandi ja selguse loonud. Aga tõesti, võib-olla esimene aspekt ongi see, et meeskonnas teha nende ägedate inimestega koostööd. Me tahame, et inimesed inspireerivad meid ja mina alati ütlen ka, et ei pea minema seda inspiratsiooni kuskilt mujalt kaugelt Ameerika maalt otsima, vaid see mõte, et kuidas meeskonnas oleksid inimesed julgemad oma kuvandit looma ja endast seda unikaalsuse aspekti välja tooma. see on see, mis tegelikult enim nagu justkui inimesi kõnetab ja tuleb mängu ka loomulikult see loo loomise aspekt ja tuleb mängu see eristumise teekond. ma arvan, et iga turundaja räägib sellest, et kuidas siis ikkagi võiks oma tootele, teenusele eristuvat sellist lähenemisviisi luua. aga mu tähelepanek on see, et päriselt inimesed julgevad seda eristumise teekonda luua ikka väga harva ja persoonibränd aitab seda nähtavust luua nii meedias kui ka selles nagu klassikalise turunduse kontekstis. ehk et mind teatakse ka, kuna minu nime taga on konkreetne teenus, on ju, siis mind teatakse ka täna väga selgete märksõnade kaudu. ehk et ma olen seda kuvandit nagu loonud, ehk et 2 asja käivad käsikäes. ja kuna minu üks suur kirg on sport, siis ma isegi saan viimasel ajal selliseid päringuid, et Signe, et meil on siin meeste seltskond ja me tahaks sellist julget, enesekindlat, sportlikku naist sind just meeskonnakoolitust läbi viima. ehk et see minu selline hobi mängib ka rolli selles persoonibrändi teekonnas üldse. ja sinu lugu, selged sõnumid ja positsioneerimine. lugude rääkimine on ka üks nagu brändingu võtmeaspekt üldse ja need selged sõnumid, et kes sa oled, missugust väärtust sa lood, mida sa üldse pakud. ehk et see mõte, et ei ole vaja oma teenust või toodet või oma persooni üldse kõigile pakkuda, vaid ikkagi läbi väga selge nagu sõnumi konkreetsele sihtrühmale. ehk et see mõte, et need müügiesindajad on võib-olla see teine äärmus, ehk et see mõte, kuidas ma saaksin luua väärtust oma tegemistega, on kõige kõnekam aspekt. ja väga palju öeldakse mulle ka, et noh, et ikkagi see persoonibränd on väga ameerikalik ja pole üldse eestlasele kohane ja mina olen ikkagi eestlane ja mu töö räägib iseenda eest, et mis ma siin ikka ennast hakkan nagu upitama. mina ütleks selle kohta, et persoonibränd on seotud eneseväärtustamisega. kui sa oled milleski väga hea, sa teed ägedat tegemist, sul on äge projekt, mis iganes valdkonnas, siis väga oluline on see, et sa teed selle nähtavaks. ja miks? sellepärast, et sinuni jõuaksid õiged kliendid, õiged koostööpartnerid, õige sihtrühm, ehk sa mõjutad oma tööga ju mingisugust nagu valdkonda oma selles ühiskonnas, eks. ehk et see mõte just, et luua enda jaoks selgus ja mõelda, et kuidas see persoonibränd võiks toetada sinu karjääriteekonda kõige enam ja milliste tegemistega sellega siis nagu enda jaoks natuke nagu sobivaks teha. ehk et see mõte, et minul võib olla üks põhimõte, üks fookus, sul võib olla hoopis teine lähenemisviis, aga selle tegelikult alati leiab, kui minna sellesse teemasse süvitsi ja see ongi võib-olla see, mida siis see hea õppekava
neile pakub nii-öelda. ja tõesti, ma kaudses mõttes ei jaga kuidagi inimesi sellepärast, et oh, et ma ei tea, kellelgi veab, mulle ka vahel öeldakse, et no Signe, sul ikka veab, et sa oled nii julge ja nii enesekindel, et tead, mida sa tahad. See on lihtsalt eeldanud seda, et on olnud tahtmist ja aega pusida segaste hetkedega ja lihtsalt õppida palju ebamugavaid asju. ehk et ennastjuhtiv inimene armastab ebamugavas situatsioonis pingutada ja tõesti, persoonibränd, kui sa lähed sellega teekonnale, kas üksi või siis nüüd värskelt minnes selle õppekavale õppima, siis see kindlasti on ebamugav absoluutselt. ja mu lemmik moto tuleb ikkagi Bernard Russellilt, kus ta ütleb tegelikult tõesti, et rumalad on liiga rumalad on liiga enesekindlad, targad on täis enesekindlust. ehk et siin on nüüd see koht, kuidas siis tegelikult see mõtteviis ümber pöörata ja sina, kes sa oled tulnud täna siia kuulama neid mõtteid, siis kindlasti on sinust seda ekspertsust, nagu ka mainis Alari Kivisaar, et just selle Urmas Sõõrumaa kohta, et palju julgust ja kuidas seda siis nähtavaks kõike teha. nii et mõttekoht ka sulle. ja loomulikult on persoonibränd julgusega seotud ja hea on omada ka persoonibrändi kontekstis mingisugust head slõuganit ja minu slõugan on täpselt siin, nagu te pildi peal ka siin näete. ehk et julgetel on alati rohkem võimalusi, olgu selleks siis kasvõi nagu tarbijabränd, tööandja bränd või persoonibränd. nii et ma ei oska siit muud miskit öelda, kui selles suures infomüras, infomullis tasub alati võtta informatsiooni sealt, kus on praktikud koos, sealt, kus on see parim teadmus koos ja see võib-olla aitab teil kõige paremini ka enda jaoks seda sobivat süsteemi luua. sest nagu ma ütlesin ka, et see, mis töötab kellegi kolmanda jaoks, ei pruugi töötada sinu jaoks ja see mõte ehk, et olla ikkagi autentne oma brändiga. nii, kas on küsimusi ka? jah, kas on küsimusi? sa oled nii vaikne. väga sisutihe ja väga kiiresti rääkisid, et meil natuke internet siin paari koha peal ei jõudnud sulle järgi. aga sellest ei ole vast ehk midagi, et mõte jõudis ikka kohale. et ma väga tänan sind, Signe, ja loomulikult aplaus ikkagi meie kõigi poolt. aitäh, aitäh. ma oleks tahtnud, et keegi mõne küsimuse küsib ka, aga kas tõesti pole ühtegi küsimust, jah? on üks küsimus. Äkki sa tood mõne näite Eestist, et keda sina pead heaks selliseks persooniks? ja see on väga hea küsimus, aitäh ühele julgele, kes julges küsimuse küsida. Ma alati toon vähe näiteid, sellepärast et kui ma toon näiteks Anu Saagim või Brigitte Susanne Hunt, siis kellegi jaoks on need väga head näited, siis kellegi jaoks on need täiesti kohutavad. aga see mõte ehk, et vaata oma valdkonnas inimesi, vaata teises valdkonnas inimesi ja vaata, kuidas nad tegutsevad, ehk ma põhimõtte pärast ei toonud siia ka täna ühtegi tuge head nagu näidata, vaid et sa leiaksid selle oma teekonna just. nii et jah. just nimelt. nii. ja keegi kirjutab siin chatis ka. Grete kirjutab, et kui sa alustasid, siis kuidas sa eesmärgistasid oma teekond? oo, super hea küsimus. Ma alustasin ka tegelikult täiesti julgelt nagu tarbijabrändi fookusega ehk minu veebileht oli ka Brandmoon OÜ, brandmoon.ee, täpselt nii nagu minu ettevõtte nimi. ja mingi hetk ma sain aru, et kui ma tahan ikkagi nagu, kuna mul ei ole eesmärki täna selles valdkonnas sellist suurt agentuuri luua, siis ma sain aru tegelikult, et ma teen hoopis selle persoonibrändi põhise ettevõtluse ja muutsin ka oma kodulehe nii-öelda domeeni ära. ja siis ma mõtlesin, et minu bränd on tugev, liikunud järgmisele trepiastmele, kui ma olen kinni püüdnud kliendina ühe panga. kui on eesmärk paigas,
kui on selge siht, siis kunagi ei ole, ehk et kunagi ei teki seda, et sa ei püüa seda eesmärki kinni. Ja üsna peatselt tegin ma pika sellise koostöölepingu SEB pangaga, nii et see eesmärgistamise teekond on hästi hea ja võib-olla ka üldse nagu see ei pea olema midagi väga suurt, see võib olla ka täiesti see, et sa tunned, et sa oled sisemiselt enesekindlam. Julged võtta sõna, et meil on ka siin täna nagu väga palju inimesi Zoomis, paljud julgesid sõna küsida või üldse küsimusi küsida, väga väike hulk, eks ole. Ehk ka see võib olla täpselt seesama aspekt, et mis aitab sul märgata sinu nagu arenguampsusid, jah. Kas sa ka tegevusi eesmärgistasid mul täna on olemas tegelikult täiesti persoonibrändi põhine turundusplaan ka, mida ma jälgin. Sotsiaalmeedia kontekstis kindlasti teen kohtumisi, lõunaid klientide koostööpartneritega, see on ka üks tegevus ja kindlasti kirjutan, nii et ma täna lähtun absoluutselt persoonibrändi põhisest turundusplaanist ka. Aga aitäh, meie aeg on armutult jooksmas, et selles mõttes, et alati kõik need koolitused on alati kõige parem koolitus, mis lõpevad natuke enne õiget aega, aga kahjuks ma ei saa seda lubada nüüd. Aga suurepärane, igal juhul väga sisutihe Signe, aitäh, et sa sealt Hispaania päikese alt meile külla tulid. Aga nüüd siis selline lugu, et Alari oli meil ilmselt kuskil Tallinnas, Signe meil kuskil Hispaanias ja kui ma Allarile ütlesin, et ole palun hea inimene ja tule räägi oma lugu, siis ta ütles, et jaa, ma kohe tulen, aga 10. aprillil ma olen Ameerikas. Aga ta tahtis oma lugu väga jagada ja mina tema lugu ka väga kuulda, siis me otsustasime, et me salvestame selle ette, sest Ameerikas teadagi ei tea kunagi, milline see internetiühendus on, mis on kellaaeg parasjagu ja nii edasi, sest ta ei teadnud ka päris täpselt, et kus ta seal Ameerikas on. Nii et me arvasime, et kõigi huvides on hea, kui me selle siis ette salvestame. Ja ma nüüd püüan selle siin ka käima panna. Panen selle siia ette ja siis jagan Zoomi ka. Ehk et kahjuks Allarile nüüd küll ühtegi küsimust esitada ei saa. Kui on mõned küsimused, ma saan saata meiliga. Et siis saab võib-olla vastused ka, ma ei küsinud, et ma nüüd annan lubadusi, mida ma ei ole tegelikult küsinud. Nii. Võtan selle 5 sekundit tagasi. Tere! Minu nimi on Allar Raja ja mind kutsus teie programmijuht Riina rääkima persoonibrändist. Ma siis püüan nii autentselt ja ausalt seda peegeldada, kui ma oskan. Kindlasti ma ei taotlesi mingisugusele lõplikule tõele. Kõik see kogemus on puhtalt see, mis mina olen 2-3 aasta jooksul läbi teinud. Ja kogemusel lisaks on olnud kogu aeg taustal see, et ma õpin, sest vastasel juhul võib jääda ühte rütmi kinni ja spordi paralleele on väga hea üle tuua igale poole. Nii ükskõik, kus sa tahad saavutada. Tihti ka äris tahetakse ka saavutada kasvu, nii ka spordis tahetakse saavutada kasvu ja arengut, ehk siis ka spordis on vaja pidevalt õppida juurde, analüüsida iseennast, kuulata ja vaadata, mis teised riigid teevad ja hea treener on see, kes on valmis ka nii-öelda open mindsetina vaatama oma positsiooni. Ja mina siis nii-öelda avatud mõtlemisega vaatan täna enda positsiooni ja minu kogemuslugu põhineb sellele, et spordikarjäär on läbi või kohe-kohe lõppemas ja mis ma sellega peale hakkan, mis ma võtan oma 20 aastast tippspordist välja järgmisse elutsüklisse, mis võiks olla minu järgmine karjäär. Minu tänased rollid on suhteliselt lihtsad, ma olen isa, mul on pere, mul on sotsiaalsed kohustused Eesti Politsei Spordiliidu ees, Eesti Olümpiakomitee sportlaskomisjonis. Ma olen ikkagi veel enamusele tippsportlane ja mind teatakse kui politseinikuna, kuigi ma seal enam ei tööta. Ehk siis need on rollid, mida enam-vähem inimesed teavad minust. Aga minul on visioon siit edasi. Minu visioon siit edasi on see, kuidas luua väärtust nüüd järgmises faasis oma elus. Ja seal siis ongi olnud päris huvitavad kogemused.
mul on kaks asja oluline. Ma tahan luua väärtust. Ja see peab olema mulle kuidagi oluline. Ja selle tegevusel peab olema mingisugune tähendus. Eks need kaks asja mind surunud kuhugile poole. Ma olen õppinud Sisekaitseakadeemiat 4 aastat, kehakultuuri olen õppinud ja siis need surusid mind õppima EBS-i executive coaching'u õppesse. See on selline mitte treeneritöö treeningsaalis, vaid aidata saavutajatel seda, mida nad tahavad saavutada. Ja samuti, kuidas viia koolitusi läbi ja kuidas juhtimine toimib. Täna on spordijuhtimise õppe pooleli. Aga lähme siit natuke rohkem asja kallale. Tippsport on ülihea võimalus, ülihea platvorm enda persooni brändi kasvatamiseks. Me teame väga paljusid tippsportlasi, kes on tuntud ja on teinud mingisuguse brändi. Maailma tuntud nimed siin Michael Jordan või David Beckham, aga Eestis ei pea isegi jõudma olümpiamedalini, et teha endast väga tugev persooni bränd. Saskia Alutul on hea näide. Olümpiaga mitte seotud spordiala kulturism Ott Kiivikas on omal viisil jõudnud päris kaugele välja ja täna teda küsitakse. Ei küsita personaaltreenerit niivõrd väga. Ei küsita niivõrd toitumisspetsialisti või mis Ott Kiivika tugevused võiks olla, vaid küsitakse Ott Kiivika kogemust, personaalset kogemust. Ja mille pealt seda küsitakse, ta ise afišeerib seda, ta toob seda välja tugevamalt, et mul on need tugevused. Minu kogemus on olnud kahetine. Üks pool on, et me tegime ettevõtte nimega Pivotli. 4 inimest. Coaching õppes saime kokku, saime aru, meil on ülitugev coachingu nurk selles vaates, mida me tahame koos teha. 4 tegime ettevõtte, asusime teele ja täna circa 2,5 aastat hiljem ma saan aru, et tegelikult ei küsita teenust meie ettevõttelt, või küsitakse mind. Küsitakse erinevat teepidi mind. Ma nägin sealt, et sa midagi koolitasid, ma nägin sealt kaudu, et sa mingid inimesi aitasid või coachisid või tegid team buildingut või tegid mentorlust ja küsitakse persooni. Ja siis tänaseks on mingil kujul saanud nagu väga konkreetselt selgeks, et me hakkasime uut Coca-Colat tegema, aga tegelikult see on määramatu protsess. Mul on juba persooni bränd olemas, ma ei pea uut brändi looma. Et on naljakas, et sellega läks aega, et ma olen ju 20 aastat seda ehitanud. Ja mis siis see nurk on, kus maalt see persooni brändist nagu saab persooni bränd, et hakatakse küsima seda isikut või seda konkreetset teenust, mida ma siis suudan pakkuda. Ja see põhinebki sellele, et sul on oma unikaalsus, oma nišš, oma lugu. Ja kuidas see kasvab läbi 20 aasta, läbi spordi on kasvanud nii, et kui ma oleksin olnud ainult paadikuuris, ainult paadis teinud sõudmist, siis vaevalt oleksin midagi, mille peale ehitada. Loomulikult on, aga oleks palju keerulisem, sest mul on mingid muud omadused, suhted, kontaktid on jäänud saamata. Mida ma kas siis alateadlikult või rohkem teadlikult tegin läbi karjääri? Kui olid vastuvõtud, kui olid kohtumised, kui olid mingisugused võimalused kohtuda sponsoritega, koolis käia rääkimas, ehk siis kogu aeg juba arendasid ennast. Ja läbi selle protsessi õppisid kogu aeg, hakkasid aru saama, mis nagu tõmbab inimesi, mis pakub neile huvi, mis on nagu põnev ja mis ei ole põnev. Ja saad aru ka, mis on sinu puudused selle info edasi andmisel. Kus kohas ma saan rohkem väärtust luua, kus mul täna lonkab, ehk siis seda ma saan juurde õppida. Jah, ettevõtted täna ei küsi raamatutarkust, aga kui su raamatuid tarkust taustal ei ole, siis on see väga õhuke jää, et sinu kogemus ei pruugi nii veenev olla. Ma olen näinud külje peal päris mitmeid sportlasi, kes on valinud selle, et ma tahan teha sporti, ma ei jõua kõrvalt tegeleda, ma ei tegele ka sotsiaalmeediaga, aga näiteks sotsiaalmeediaga. Sõita Tallinnasse pooleks päevaks, minna seminarile ja kongressile, kulutada võib-olla raha ja aega, aga see kõik üks hetk töötab sulle tagasi. See on üks selline koht, kus ma nagu julgustaksingi, kui sul on soov näiteks persooni brändi või lihtsalt saada kontakte ja rohkem taipamisi ja teadmisi, minna sellest nii-öelda tsoonist välja, kus sa kogu aeg kõnnid. Hea näide on, sa lähed erinevasse kohta sööma, sa kõnnid teist teed pidi koju, sa lähed sinna kohtumise või kokkusaamisele, kus sul võib-olla ei ole esimese hooga mingeid huvisid, aga sinna võivad tulla inimesed, kellega sul on ühised huvid, kellega sul tekib mingi partnerlus, näiteks ühine suund on toitumine või tervislikud toidud või glükoosipiik, ehk siis sa lähed nagu nišši välja. Ja ega
see tippspordi kogemus ei kõneta ju paljusid. See mingi hetk sai väga selgeks, aga see kõnetab mingit niši ja ma saangi tegeleda nendega, keda see konkreetne kogemus, kuidas meeskonnas rollid peavad jaotuma, et eesmärgini lähemal jõuda. Mismoodi te iga päev lahendate kriitilisi olukordasid, mismoodi te seate nagu eesmärke, mis ei ole lihtsalt paberikirjas eesmärgid. Seate eesmärke, mis tunduvad sellised, mis ei ole saavutatavad. Aga kui te hakkate koos selle nimel tööle, siis keskendute protsessile, siis üks hetk te jõuate sinna ja protsessi käigus olete omandanud nii palju teadmisi, mida siis panna lauale see, et kui mina isikuna alla raja, me tahame sind, tule räägi meile, kuidas te jõudsite Tokyo olümpiale, kuidas te sinna Pariisi olümpiale jõudsite 5 korda järjest. Et need momendid loevad ja kannavad. Ja mis oli veel sellise persoonibrändi versus ettevõtte loomise nagu erinevus, on siis see, et ettevõtte nagu justkui on, Pivotli on justkui kellegele ju abstraktne esialgu. Ta ei ütle mitte midagi, et on mingit teenust müüb või mingit toodet müüb, aga kui on seal taga nimi, siis selle nimega kaasneb juba internetist otsides mingisugused konkreetsed väärtused. Ja see on hea, kui seal need väärtused siis kannavad. Ja ikkagi küsitakse minult siis seda, et seda autentset lugu, seda ausat vahetut ja seda peab ka pakkuma. Kui ma lähen räägin ülevõimendatult mingid olukordasid, mis ei nagu ilmselgelt on nii-öelda müügijutt, siis see juba nagu pikalt ei lenda. Mingi hetkeni, aga fakt on see, et tahetakse neid momente, mida ma siin kaameras ka pakun. Vahepeal kokutan, vahepeal jooksen kokku, inimesed tahavad näha, keegi komistab, kukub, siis nad samastuvad. Ja kuidas sealt uuesti edasi liigutakse, see on see koht, mida tegelikult küsitakse. Ja üks minu põhiline tooda või teenus, mida ma pakun, on nii-öelda paadiprojekt meeskondadele. Ja siis on küsimus, kas ma teen seda enda nimelt, sest see on ainuke võimalus põhimõtteliselt, see on autentne. Kui sa oled käinud 5 korda olümpial ja keegi Toomas ei ole käinud kordagi olümpial, siis kumba sa pigem nagu usud, et seda paadiprojekt aitab nende meeskonda viia punktist A punkti B või tuua välja kriitilised kohad koostöös või üksteise mõistmises või kommunikatsioonis. Aga oht on selles, et kui ma üksi oma nime alt teen, et siis kui see läheb pekki, lendab kogu asi nagu minu nime peale, võiks ju teha siis seda pivotilt. Üks ettevõte kuskil teeb, midagi ei klapi, siis mina olen puhas, aga teisalt see ei ole autentne, see ei müü jälle. Ja kui üksi teed, siis on su vastutus sinul, aga selle võrra on ka suurem motivatsioon. Ja kui see läheb hästi, siis lihtsalt lendad. Sa oledki sellel positsioonil, kus on üks tugev teenus ja sa saad ise määratada hinda, sa saad seda kvaliteeti tõsta. Ja nendest hirmudest ma mingi hetk sain aru, et kui ma seda üksi vean, kui ma üksi vastutan ja tulevad kriisid või midagi ebaõnnestub, siis täpselt see on see koht, kus pöörad selle enda kasuks. Ja jälle ütled ausalt, kuule, siin läks pekki. Kui ma kirjeldan enda esimest meeskonna koolitust, valmistasin ette 2 nädalat, tegin punkti haaval, konsulteerisin isegi psühholoogidega, erinevate koolitajatega, kuidas kasutada keha, kuidas üles ehitada, kuidas workshop läbi viia. Ja juhtus selline asi, et pool tundi peale selle algust mul tuli migreenihoog. Ma lasin ennast koju viia, kogu lugu. Ja ei ole kõige parem stardiplatvorm, aga tegelikult pärast küsides siis kõigile pigem nagu sümpaatia, kõik mõistsid olukorda ja see asi sai uuesti tehtud teises linnas ja täpselt sama kvaliteetselt. Ehk midagi nagu ei ole katki, vaid sa võtad selle kogemusega endale kaasa. Ja ma mõtlen, et kuidas anda teile edasi seda mõtet, et enda persoonibrändi hakata looma. On üks moment, et tihti lapsi kasvatades ka ma vaatan, et kui on kriis või mingi olukord, siis oota, stopp. Mitte ma ei karda, ma ei põgene siit ära või ei lahenda seda nagu mingisugusel lihtsal viisil, vaid mida ma siit päriselt õppida saan. Et kui on tippsportlaste meeskond istub ühes paadis ja on näiteks keeruline teema laual, siis face it ja õpi sellest maksimaalselt palju. Jäta see meelde ja pööra see hiljem enda kasuks. Ehk siis need ongi need lood, kus sa läbi keeruliste kohtade näed nagu võimalust. Ja see on üks moment kindlasti, kuidas saad nii-öelda enda persooni siis kasvatada. Mida ma saan veel soovitust on öelda, on see, et unikaalsuse leidmine, mis on sinu unikaalsus, mis on sinu tugevused,
ja seesama asi, et kui ma tulen täna räägin nii-öelda persoonibrändi temaatikast, millest ma ei ole varem rääkinud, aga see lugu on minu sees, ma ei pea väga palju ette valmistama. Ehk siis, kui sa oled mingi teemaga juba kodus, 2 jalaga maa peal, siis sa mõjudki nii, nagu sa mõjud autentselt, sa räägid päriselt seda lugu. Ehk siis see on kuskil on sinu unikaalsus ja proovi seda nurka leida. Et aeg-ajalt lisa muidugi ebamugavaid momente sinna, et ehk siis nagu, et see õppimise moment oleks juures. Et kui sa midagi õpid koolis, mingi praktikaid teed, siis on hea, et sa need praktikad päriselt kaasa teed, sa võtad selle kogemuse ja siis on julgus seda päriselt elus ka kasutada, kui see on mingisugune teenus, mida sa müüd, kui see on mingisugune platvorm, eks ole. Ja selle asja juures on oluline nagu igal pool just keep going, järjepidevalt lihtsalt liigu vaikselt edasi. Tundub vahepeal, et tuleb paigale ja arenen, oled nagu platvormil, siis tegelikult lihtsalt jätka seda arengut. No, spordis on üli tavaline olukord, et saavutan mingi taseme ja edasi nagu ei liigu, siis tegelikult liigud lihtsalt väiksemate sammudega vahepeal. Vahepeal võib tulla ka mingi segane periood, kus sa täpselt ei saa aru, kas ma olen õiges suunas liigun, kas ma üldse suudan nüüd väärtust luua, aga see on okei, et see on vajalik, et järgmisel tasemele jõuda. Ja ma arvan, et see õppeprogramm, kus teie osalete, tekib teil ju mingi grupp inimesi. Kasutage seda ära nii-öelda oma töögruppides või töötubades või ka edasises karjääris, et kellelgi on mingi tugevus, et saate omavahel suhelda. Ega tippspordis samamoodi ju, miks ma meeskondadega kohtume teiste riikide laagrites, käime treeninguid koos tegemas, et vaadata, mida šveitslased teevad, mida uusmeremaalased teevad ja kombineerida see nii-öelda parimad momendid kokku. Kui nüüd tulla tagasi selle poole peal, et miks selline valik, et võtta ettevõtlus? Sest palgatöö on oluliselt rohkem kinde peale minek, vähem muresid, aga võib-olla see on oluline koht, mida nagu kaaluda päriselt. Et ei ole nii, et kõik võiks olla ettevõtjad ja kõik on loodud palgatööks. Et sa pead endaga olema aus, aga sa ei saa laus enne, kui sa ei proovi ühte või teist nagu poolt. Ja mul oli millegipärast aru saama, et seda ettevõtlust võiks proovida. Ma mäletan, see oli alguses selline veider, et kui sport saab läbi, siis on 9-5 tööpäevad. Ja siis keegi ütles, et aga see ei pea nii olema. Ja see võttis nagu mingisugune pool aastat ja aasta mul vähemalt aega, et tõesti see ei pea nii olema. Ma saan ise disainida ja kujundada enda elu, mis mul selleks vaja on, okei, mis teenust ma siis pakun, kus mu tugevused on. Järgmine aasta läks, kui spordi kõrvalt mõtled nagu enda neid tugevusi, seda teenust. Ja kui sa selles suunas paned oma mõtted nagu liikuma, siis hakkad nägema mingid mustreid ja mingisuguseid võimalusi. Mina valisin ettevõtluse, et mulle meeldib teatud vabadus. Mulle lihtsalt meeldib teatud vabadus ja ma kuidagi olen süsteemidega natukene pahuks, siis ma ei ole väga süsteemide inimene, samal ajal ilma süsteemideta ei saa. Et siis ma vähemalt saan need luua enda järgi ja kogu väärtusenergia, mis ma teen enda ettevõtte loomiseks. Ma ei ole sinna veel 100% sisse läinud, aga see ongi nagu hea koht, kui on selline orgaaniline kasv, saab alles jääda. Et oma teenust ma hakkan vaikselt turul testima väikeste sammude kaupa. Väikesed inspiratsiooniloengud, natuke pikemad, proovid teha inglise keeles, proovid teha suuremale meeskonnale korraga, proovid need üks-ühele coachinguid, ehk sa hakkad aru saama, kus see teenus töötab. Sa ise kasvad. Kui ma kerin ajast tagasi 2,5 aastat ja ma oma esimest inspiratsioonikõne tegin ja ma täna vaatan, kuidas ma täna seda teen, siis on päris suur kvaliteedi vahe. Ja järgi kartki küsida selle ees ka raha. Sest nii kaua, kui ma käisin tasuta rääkimas, nii kaua mul ei olnud ka mingisugust pinget. Nii kaua, kui ma oma teenuse pakkumise eest raha ei küsinud, oli olukord, kus ma ei võtnud ka vastutust. Ma rääkisin lihtsalt, ma ei valmistanud nii palju ette. See, et kui ma ütlesin, olgu, nüüd sellest aastast ma pro bono projekti eriti ei tee. Ma hakkan oma teenust müüma, see muutub äriks. Jalg hakkas all värisema veits. Tulen, räägin tund aega, ütlen see arven 500 €. Mida see minule tähendas? See, kes teenust tahtis, ütles okei, ei ole küsimust. Minule tähendas seda, et nüüd ma pean deliverdama. Nüüd on nagu olukord, kus ma ei saa enam lihtsalt minna läbi jalutama. Ja ma arvan, see moment, kuhu positsiooni ennast saad nagu sellega panna, on nagu väga hea. Sest me teame, kuidas me väga tihti muidu õpime õpetajale, teeme tööd ülemusele, teeme trenni treenerile, aga antud juhul ma tegin seda ise endale. See ongi ettevõtluse pluss, sa teed ise endale,
sul on all in, sa panustad maksimaalselt, sa valmistad ette maksimaalselt, sest kogu see tulemus on seotud sinu endaga. Alguses oli võib-olla veits nagu hirm, mitte veits, vaid kindlasti oli hirm, kuidas see välja tuleb, aga kõike saab praktiseerida ja see on ainuke võimalus alustada. Lihtsalt võtta see julgus, minna teele ja sa saad teada midagi. Iga kord, kui sa käid teise rääkimas midagi, mida nemad tahavad teada, õpid sa ise esimesed korrad nagu meeletult palju rohkem. Et seal on see ettevõtluse nurk nagu ülitugev ja mis võiks siis toita sinu nii-öelda eesmärke. Minu pluss on see, ma võin jagada ühte kogemust, mida tihti küsitakse, on siis, mismoodi te jõudsite nende eesmärkideni meeskonnana või Allar, kuidas sa suutsid jõuda olümpiamängudeni. No ja siis ja see on üks konkreetne kogemus, mille pealt saad nagu väga kaua aega nii-öelda sõita, aga mis on autentne ja mis jääbki elu lõpuni minu kogemuseks, mida siis nii-öelda müüa, millist mantrat rääkida ja ma kohe räägin sellest kogemusest, aga et te mõelge ise kaasa, kus on teie unikaalsus, kus kohas on see teie kogemus, see nurk, mida sa saad pakkuda, mida võib-olla teistel ei ole või on vähestel. Ehk siis minu kogemus on see, mis ma julgen teile nüüd edasi öelda, tooge see oma enda maailma on see, kuidas me Tokyo olümpiale pääsesime. Et kui me Riia olümpiamängudel 2016 olime pronksmedalil, 2016. Aasta enne, aasta peale seda olime tiitlivõistlustel ka medalil. Ja siis tuli aasta 18 ja me olime Euroopa meistrivõistlustel totaalselt viimased. Olimegi pildilt maas. Jätsin hooaja pooleli, et järgmine aasta 2019 on Tokyo olümpia kvalifikatsioon aasta. MM pidi olema 8 hulgas. Lõpetasime B-finaali viimasena, 12. polnud variantigi olümpiale pääseda. Ja Eesti olümpiakomitee võttis meid nii-öelda vaibale ja ütles, et kutid, te teete ära, saate Tokyole peale. Ja ma ise enam ei uskunud. Mis sealt edasi juhtus, on see, et Tokyo olümpial me sõitsime finaalis, me jõudsime Euroopa meistrivõistlustel medalile ja võitsime elus esimest korda maailmakarika etapi. Ja nüüd on küsimus, et mis siis vahepeal juhtus? Ja vahepeal juhtus see, mida ma täna saangi rääkida meeskondadele. Kui te käitute nagu meeskond, mis on nagu suhteliselt abstraktne väide, käitu nagu meeskond, see ei ütle sulle mitte midagi, mida see tähendab. On nagu 3 küsimust, kuidas me oma meeskonnana siis suutsime jõuda eesmärgini. Meil oli kõik tegelikult olemas. Meil oli füüsiline võimekus olemas, tehniline võimekus olemas. Me ei suutnud käituda nagu meeskond, me ei suutnud komplekti kokku panna. Ja meil oli jäänud peale seda 2019 ebaõnnestunud MM-i ja olukorda, kus tundub, et Tokyo olümpia lihtsalt ei ole enam meile. Kas me oleme mingi muu maailm on eest ära liikunud, tehniliselt võib-olla teadmistega, võib-olla oskustega, et ei saa kuidagi nagu nendele enam kannale. Me viisime sisse nagu 3 asja. Esiteks tõesti jah, vahetati peatreener, aga veel olulisem on see, et vastutuse võtsid sportlased ise. See on nagu ettevõtlus. Muidu me täitsime treeningplaani ja miks tulemused ole, ma ei tea, treener tegi kehva plaani. Pöörasime asja ümber, hakkasime vaatama üksteisele otsa meestega nii. Meie asi on, meil on pool aastat, mida me teeme. Meie asi on see asi ära lahendada, sest meie tahame. See on meie motivatsioon, see ei ole treeneri unistus või kellegi teise unistus. Ehk siis vastutuse võtmine väga konkreetselt. Teine küsimus, mille me tõime lauale, oli kas see, mis ma praegu teen, paneb meie paadi kiiremini liikuma. Ehk kui on õhtune treening ühe paadiga vee peal, ma mõtlen, et hea oleks mängida discgolfi. Aju ütleb, et on küll okei mängida discgolfi. Natuke vaheldust, natuke liigud õues, aga kas see päriselt paneb meie paadi praegu kiiremini liikuma? Ma võin endale ju valetada, aga fakt on see, et ma tean, et kui ma olen õhtul ühe paadiga vee peale, siis see paneb meie paadi kiiremini liikuma. Ehk väga konkreetne küsimus, kas see, mis ma praegu teen, paneb minu paadi kiiremini liikuma? See võib tähendada ka seda, et rohkem peab puhkama, paremini peab toituma. Ja see viib meid omakorda 3. küsimuseni, kas ma käitun nagu olümpiavõitja. Ehk siis trenn või töö on mingi osa ööpäevast, aga sinna on veel palju aega, kus me saame teha muid otsuseid. Ehk siis kogu see lõpptulemus sõltub väikestest otsustest, mis tähendab, et täpselt, kas ma toitun hästi, kas minu suhted on korras, kas ma magan normaalselt, kuidas ma režiimis olen, milliseid valikuid ma teen
vastu oma väärtusi või vastu kokkulepitud eesmärke. Ükspäev kuulsin ühte head tsitaati, mida siis muuseas Pärnu kolledžis kuskil loengus öeldi, et sinu tänased valikud annavad või näitavad kätte su elukvaliteedi. Ehk siis need valikud, mis sa praegu teed, need annavad sulle vastava kvaliteedi elus. Ja see ongi järjepidev protsess, kus sa teed väikeseid valikuid, proovid teha ainult paremaid valikuid. See on okei, et kogu aeg ei tule välja, nagu, sest meil on inimesed, aga mida rohkem teed õigeid valikuid, mis viivad sind eesmärgil lähemale, siis ongi väga reaalne, et ebareaalsest eesmärgist saab nagu realiseeritud eesmärk. See on see lugu, mida ei saa keegi ära võtta. Teil igalühel on kindlasti oma lugu, kus kohas te lapsepõlvest tulite läbi, valisite kooli, valisite mingi eriala, teised läksid õhtul peole, mina tegin mingit muud tegevust. Ja võib minna peole, võib sealt saada mingit inspiratsiooni, ehk siis persooni brändi puhul ongi see persoon ise peabki olema nii-öelda kiiksuga. No, sportlased on tihtilugu veits kiiksuga, et seda rutiini, seda järjepidevust taluda. Ja kui sa oskad selle pöörata nii-öelda hiljem siis enda kasuks, valides muud eriala, siis see on ainult nii-öelda tuul sinu tuulikule. Kui sa oskad pöörata need enda isiklikud lood väärtuseks või millekski, mida jagada sellisel kujul, mis nagu päriselt aitab kellegi mingit tähendust luua, siis see ongi sinu lugu. Sealt arenebki sinu persooni bränd. Ja tõesti ma ütlen sinna juurde, et ärge jääge ainult kogemusloo peale, et seal taustal on vaja tegelikult aru saada mingitest loogikatest, mida on vaja päriselt õppida, on vaja lugeda, enda keha kasutada, silmiside hoida, lugeda juhtimisraamatuid, kuidas toimub inimese psüühika, et seal on väga palju momente juures. No, ja kui teie loote brändi, ükskõik siis persoonile või siis ettevõttele, siis samamoodi on oluline ju teada, mismoodi mingi bränd või mingi kujundus või mingisugune kehahoiakas või mõjub sellele, kes seda teenust tahab osta. Me hakkame seda ringi vaikselt kokku tõmbama, et see sooloetendus on mul juba ka veits laua märjaks võtnud. Ma loodan, et igaüks leiab siit mingi momendi, mida enda jaoks nagu kaasa võtta. Ja võib-olla juhin tähelepanu ühele asjale, mis on nii-öelda sellest coachingu õppes kaasa tulnud. On see usalduse loomine. Et ära mine tegema midagi, mis ei ole päris autentne, ei ole päris sinu oma. Te võid seda proovida, aga see usaldus, mis sul tekib kliendiga, sest Eesti on nii väike ja sa pead tegema uuesti müüki. Ehk kui Kaur on kaamera taga, filmib seda, siis mul Kaur tahab, et ma telliksin teda uuesti. Ehk siis kui ta on autentne, ta on tema ise ja ta teab, millist kvaliteeti ta pakub, ta ei paku midagi, mida ta ei suuda deliverdada, siis ma tean, mida ma temalt saan. Ehk siis kogu see moment on nii-öelda usalduse loomisel ja selle peale brändi ehitamine. Usalduse loomine nii-öelda teenuse pakkuja ja teenuse ostja vahel on väiksel turul, nagu Eesti on fundamentaalne. Et isegi kui sa oled justkui millegi vastu seal eksinud või ei suuda näiteks deliverdada selle kuupäeval midagi, mis sa oled lubanud, siis seda on hea välja öelda. Ja tegelikult mõistetakse, saadakse aru ja sa saad ikkagi siis oma teenusega lõpuks kliendini jõuda. Ma ei tea, mida teile see õppeprogramm veel pakub, aga siin oli minu sellised kogemused, et täna ma pigem rõhutan sellele, et persoonina, mida ma olen ehitanud 20 aastat, seal on persooni bränd, mida teenusena müüa. Tore on, et mul on ettevõte, mul on mõttekaaslased, ma saan genereerida ideesid, kuhu oma teenust viia, testida seda, see on väga vajalik. Aga tegelikult täna klient ja see esimene müük toimub ikkagi selle pealt, et kus on see autentsus, kus on see krediit ja see on minu võimalus. Ja kasutage enda võimalust või ehitage see. Aitäh! No nii võib ikka plaksutada, hea. Väga hea. Aitäh kõigile, kes veebis meid kuulasid. Ma loodan, et igaüks teist nii veebis kui siin saalis sai nendelt kolmelt esinejalt mingigi mõtte ja innustuse. Ja mina väga tänan teid tähelepanu eest ja mõndadega teist kohtun juba homme loenguruumis ja teistega loodan siis kohtuda kuskil mujal. Aitäh teile!